õpetaja. See poiss ei tohi seal olla. Kus sa näed? Muusikaõpetaja. Ta on muusikaõpetaja näed. See, kes lehvitas seal ajal. Nagu vaikselt lehvitas. Siia lavale on ennast üles seadnud nüüd Pärnu Päikesekooli ansambel, mitmest klassist koosneb. Meil on siis pillimängijad ja lauljad ja pillimängijad mängivad kõik, ma ei saa teile praegu vist näidata, aga värvinootide alusel, et kindlasti te ei pruugi näha seda ilusat nooti, kus on väga värvilised paberitükid. Ja me proovime siis esimese loo ajal helimeeste abiga oma heli nagu paika saada. Ja teie abiga siis laulame kõik üheskoos Oh kuusepuu, mis ju täna ikkagi advendi esimesel pühal pannakse meile valgustatuks siia Pärnu iseseisvusväljakule. Oh kuusepuu, kui haljad on su oksad. Oh kuusepuu, kui haljad on su oksad. Ei mitte üksi suisela, vaid talvel ka siin külmal maa. Oh kuusepuu, kui haljad on su oksad. Oh kuusepuu, sa oled mulle armas. Oh kuusepuu, sa oled mulle armas. Sind jõuluks metsas tuuakse ja küll on külge pannakse. Oh kuusepuu, sa oled mulle armas. Oh
siit igaüks saab rõõmu. Kuidas te kuulsite, kas meid oli kosta ka? Kas laulu oli kosta? Kas pille oli kosta? Oi kui tore! Kes teab, laulab ka järgmist lugu kaasa, mille pealkirjaks on Läbi lume sahiseva. Üks, kaks, kolm. Läbi lume sahiseva sõidab sanike, aisa kellööb lillad alla üli armsasti. Aisa kellööb lillad alla üli armsasti. Tema jõulu ette saanud iga metsapuu, seda ei lubata kõrgelt mõnus jõulupuu. Seda ei lubata kõrgelt mõnus jõulupuu. Sõida ruttu saanikene koju kirikus, läbi luga üle kingu mööda männikust. Läbi luga üle kingu mööda männikust. Kodus annil jõuluvorsti särisevad ju. Kodus ootavad kingitused, ootab jõulukuu. Kodus ootavad kingitused, ootab jõulukuu. Meil on abis ka toredad rütmipillimängijad. Nii et siin minu paremal käel, teil siis vaadates vasakul käel on rütmipillimängijad. Ka järgmist lugu, kes teab, võib kindlasti kaasa laulda. Ja pealkirjaks on neil Lõbusad päkapikud. Piparkoogi vormid tulid kahvinurgast välja, kahvinurgast välja, kahvinurgast välja. Päkapiku poistele see tegi palju nalja ja nad ütlesid üheskoos ja kõik koos. Jõulud, jõulud, kellad löövad till, till, till. Jõulud, jõulud, kellad löövad till, till, till. Verivorsti lõhnad tulid kuumast lahjust välja, kuumast lahjust välja, kuumast lahjust välja. Päkapiku poistele see tegi palju nalja ja nad ütlesid üheskoos. Jõulud, jõulud, kellad löövad till, till, till. Jõulud, jõulud, kellad löövad till, till, till. Jõuluvana kotist tulid kingitused välja, kingitused välja, kingitused välja. Päkapiku poistele see tegi palju nalja
kellad löövad till-till-till. Jõulud, jõulud, 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 kellad löövad till-till-till. Me laulame nii kõvasti, et me ei kuule teid, aga kui te laulaksite kõvemini, siis me kuuleksime teid ka. Järgmine lugu räägib ka jõulukelladest. Taasa, taasa, jõulukellad rajavad üle terve ilmamaa. Rajab laul nüüd jõuluga, jõulud tulnud juurde. Taasa, taasa, jõulukellad rajavad taevapõlvil sädele. Läänekese valgusel jõulud tulnud juurde. Taasa, taasa, jõulukellad rajavad. Uste särab küünaldes, rõõm on kõigil südames. Jõulud tulnud juurde. Taasa, taasa, jõulukellad rajavad. Kõlab laste lauluhääl, rõõmurikkal helinal. Jõulud tulnud juurde. Meile lihtsalt öeldi, et kui me heliproov on läbi, siis me saame kohe mängima hakata. Ja see ongi selle jaoks hea, et me ajaliselt oleks praegu alles mängima hakanud, siis me jõuame oma programmi vast lõpuni ka, kui meid hakatakse siin lava pealt maha ajama. Üks kaunemaid talve- ja jõululaule on tulemas nüüd ja selle autoriks on Agu Tammeorg, Karavani kitarrimängija ja Pärnust pärit mees. Keerlevaid langevaid helbeid on täis, kui klaadus ja uinuvad tuul. Sadu viib enne taga lenglema neid ja hetk, kus soovida ei mõista muud.
vaikselt seljutu. Las meil veel kallis olla veel, üheskoos kaunimal talveööl. Las meil veel kallis olla veel, mis lumehelbeid langevaid on täis. Keerlevaid langevaid helbeid on täis, kõik laotus ja uinuvad puud. Sadu viib endaga lendama neid ja hetk, kus soovida ei mõista muud. Las meid veel kallis olla teed, üheskoos kaunimal talveööl. Las meid veel kallis olla teed, mis lumehelbeid langevaid on käinud. Talveöö muinasjutt meiega jääb, kui lumi see ükskord ka läheb. Suveöö unenäos mõnikord näen, taas lumehelbeid langevaid ka jääb. Aitäh! Järgmises loos mängib meil Danil harmoonika peal ka ühe soolo, vaatame, kuidas see tal välja tuleb. Ja laul räägib sellest, et päkapikud ikkagi jõuluajal vahest ka puhkavad. Ei ole nad kogu aeg tööl. Kui palju on neid siin, kes ei ole näinud ühtegi päkapikku? Mitte kedagi, kõik on näinud päkapikke, ma saan aru, jah? Lähme siis. Punane. Hommikul, kui ärkasin kohe oma voodi ees, päkapikku märkasin tukkastamas sussi sees. Tööstusväesis väikesel, õun on raske teemale, 9. korrusel pealegi veedame. Tööstusväesis väikesel, õun on raske teemale, 9. korrusel pealegi veedame. Tööstusväesis väikesel, õun on raske teemale, 9. korrusel pealegi veedame. Tööstusväesis väikesel, õun on raske teemale, 9. korrusel pealegi veedame. Päkapikud teevad rasket tööd, see on selge. Nad peavad ikkagi millalgi puhkama ka. Hoidsid.
kõnnib. Teie laulate siis mulle kaasa Nüüd nääri kuusel ja ei viitsinud veel tõusta. Nii, järgmise loo pealkirjaks on Piparkoogi poisid. Ja see on päris vahva lugu, sest piparkoogid ju kõigile meile meeldivad, isegi mulle. Valmis, jah? Sinine. Me kolmekesi tuleme präänikute maal, meil jalast püksi magusad ja kuub on magus ka. Nüüd näärikuusel rippume kolmekesi reas, meil silmadeks on roosinad ja mütsid viltu peas. Me usume, et kindlasti rõõmustame teid, kui piparkoogi kitsekest pole kaasas meil. Ei viitsinud veel tõustada ahjuplaadi peal, kui tervitusi päeval ta soovib teile seal. Me kolmekesi tuleme präänikute maal, meil jalas püksi magusad ja kuum on magus ka. Ja kuum on magus ka. Ja kuum on magus ka. Ja enne meie viimast lugu ma tahan siin ka tutvustada siis seda torevat Päkapiku ansamblit Päikesekoolist. Ja hakkan teie poolt vaadata, siis vasakult poolt mängis üks tore Päkapikk Uljust ja tema nimi on Teron. Siis mängis üks tore Päkapikk Marakat ja tema nimi on Isabella. Keegi võib-olla ei näinud, minu selja taga istus üks tore Päkapikk, mängis elektrikitarri ja tema nimi on Ahti. Siis kõige keskel on kõige tähtsam pill ja see pill on Päkapiku Marve käes. Basskitarr. Ja tal oli üks abiline siin ka. Ma ei tea, kus see abiline läks, aga okei. Siis on meil seal veel üks kitarrimängija, tema nimi on Igor. Tore Päkapikk. Lähen edasi. Kas te seda Danili soolot üldse kuulsite ka või? Ta mängis harmoonika peal. Võib-olla me pärast peame siia eraldi seda kordama veel, jah? Aga Danil on siis ka meil tore Päkapikk, kellel ei ole mütsi, on ta maha unustanud millegi pärast. Keegi ei ole pannud tähele ka, et tal mütsi peas ei ole. Nii. Siis järgmine tore Päkapikk on Kevin, tema on tubli laulumees ja eriti tubli laulumees on meil kõige pikem Päkapikk, tema nimi on Mehis. Ja siis on kaks juba vanemat Päkapikku, nad on lihtsalt nagu turvamehed ja transamehed meil siin. Timo ja Raido praegu lükkis ära täiesti. Ja mina ilmselt olen selle kamba kõige vanem Päkapikk ja minu nimi on Olavi. Nii et me naudime veel viimase loo siin laval olemist ja siis hakkame kiiresti ennast kokku korjama, sest üritus ju jätkub põnevalt siin Iseseisvusväljakul
ja varsti peaksid saabuma siia kõik teised osalised ka. Ja ilmselt kella 5 paiku võib loota, et kuusk hakkab ka nagu heledamaks muutuma. Ja kes teavad lugu, laulavad meiega kaasa. Must ja pruun, pruun ja must ja punane. Kellahääl kutsub õue, jõulurõõm ongi põue. On langemas lund, on imede tund, eesit ootab talvevõlumaa. Eemal näen sinilindu, kõrgelt mäelt tõusmas lendu ja soovid sul kõik täitada võib, kui sa kõnnid talvevõlumaal. Lumenemmed jalutavad paaris, näkavikud tule ümber reas. Kingikotid puiatud on saali, ka jõuluvana liigub nende seas. Loojupäev me on pime, kuid su ees sünnib ime. Sest särama lööb, siis tähine lööb, kui sa kõnnid talvevõlumaal. Daniil Mägi! Lumenemmed jalutavad paaris, näkavikud tule ümber reas. Kingikotid kuhjatud on saali, ka jõuluvana liigub nende seas. Loojupäev me on pime, kuid su ees sünnib ime. Sest särama lööb, siis tähine öö, kui sa kõnnid talvevõlumaal. Sest särama lööb, siis tähine öö, kui sa kõnnid talvevõlumaal. Aitäh kõikidele päkapikkudele. Pärnu Päikesekooli päkapiku ansambel lõpetas. Me tõuseme korraks püsti ka, kui see õnnestub ja kummardame. 3, 4. Me hakkame siit ennast nüüd ära koristama. Ja daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, teie ees oli Päikesekooli bänd. Olavi Kõrre maestro juhendamisel. Aitäh teile. Nõndaks, Päikesekool on täna siin nii bändiga kui ka seal kollase surfilipu ja kollase suure loosungi juures. Ja Päikesekool pakub ja müüb seal enda käsitööd ja kõike muud toredat, mis nad jõuluajaks on valmistanud. Ja kõik see tulu, mis sellest müügist tuleb, lähebki Päikesekoolile täpselt selleks, et nad saaksid samamoodi toredasti pilli mängida, õppida, meisterdada, joonistada, käsitööd teha ja kõike muud toredat, mida Päikesekoolis teha on võimalik. Ja nad on seal koos Pärnu Lions naisteklubi Koidula naistega ja naised täpselt samamoodi, Lionsi naised pakuvad seal teed ja pakuvad seal 1, 2 ja 3 ja ka see tulu läheb kõik Päikesekoolile. Nii et teeme veel kord aplausi! Ja külastage siis usinasti seda toredat letti seal kollaste lippude all ja kõrval ja anname igaüks sellel algaval advendi ajal ka oma panuse ja hea tahte märgi selleks, et Päikesekoolil hästi läheks. Nüüd aga sätitakse siin lava natukene ringi. Pärnu Elisabethi kirikus peaks 4 minutitel lõppema kaunimate jõululaulude konkurss ning härra linnapea koos meie Pärnu Elisabethi koguduse uue õpetajaga
ja jõuluvanadega ja linnarahvaga on seadmas samme siiapoole, nii et natukene veel kannatust, õige pea on algamas üks väga tore kontsert ja süüdatakse kuusel küünlad. Seniks aga tunneme ennast toredasti ja mõnusasti. Ilm on täna väga mõnus pehme, selline ütleks, et varatalvine ja veedame siin pisut aega. Teeme selle lava siin vähekene tühjemaks, et järgmised esinejad saaksid juba lavale tulla, aga praegu siis toredat õhtu jätku ja külastame siis kindlasti Lionsi prouade ning Päikesekooli müügiletti siin samas platsi servas. Nõndaks, siin on ühel emal mure, tal on üks laps kadunud. Tom Kennert, kus sa siin platsi peal oled? Sealt varsti tulevad siin telgi tagant välja ja vaata, paistab jõuluvana. Ei hiple. Tunnen yhä ära, yksi oli kooli. Kuule, matsukaa, että sä sait. Kuule, patsukaa, pihtaa. Kuule, patsukaa. Said või?
ja pärnakate sõbrad ja sugulased lähemalt ja kaugemalt. Mul on nüüd au teile tutvustada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pärnu Elisabethi koguduse uut õpetajat Toomas Nikola, palun. Aitäh, meeldib tutvuda. Ma ei julge lubada, et ma teie näod kõik meelde jätan, aga mis seal ikka, et kui prožektorid näkku paistavad, siis ei pea ka pingutama väga. On tore olla tagasi kodulinnas. 17 natuke rohkem aastat olen olnud vahepeal Kagu-Eestis asumisel, aga nüüd novembrikuus tagasi jälle siin. Ja teie kaitseks, armas rahvas, võtsin kaasa konspekti, mida rääkida. Muidu võib minna pikale ja lumi maha sadada. Kes mind teavad, et ma teinekord ühe sõna ümber võin 2 tundi juttu rääkida. Nii et loodan, et oskate hinnata seda, et ainult natukene täna. Aga soovin head kirikuaasta algust teile. Nimelt kirikus on tõesti uus aasta kätte jõudnud. Ja eks maailmas ole neid ajaarvamisi mitmeid. On kalendriaasta, mis meie kandis algab tavaliselt 1. jaanuaril, kuigi see ju ajalooliselt pole ka alati nõnda olnud. Meil on kooliaasta, mis algab enamasti 1. septembril jällegi meie kandis. Ja siis on veel majandusaasta, mis algab siis, kui ettevõtte põhikiri ütleb, et algab. Aga kirikus ja algame uut aastat 1. advendiga 4. pühapäeval enne meie õnnistegija sündimise püha. Ja kõigi nende kalendrisüsteemide ajaarvamiste mõte on ju võimaldada meil oma elu korraldada nõnda, et midagi olulist tegemata ei jääks. Kõik, mis tarvis, saaks tehtud. Ja nõnda selle advendi ajaga ka, see on märk sellest, et tuleb hakata valmistuma, tuleb hakata sättima. Last ootavad vanemad ka, enamasti ei jäta ju oma lapse sündimiseks valmistumist viimasele hetkele või üldse tegemata. Ja samamoodi on kõigi oluliste sündmustega siin maailmas. Head asjad vajavad, et nendeks valmistutakse. Advendi aeg on kohtumiseks valmistumise aeg. Kui me kodus ootame kas ema, isa või mõnda kallist sõpra või last külla, siis võib küll olla, et tihtipeale käime oma kauniks koristatud koduaknast vaatamas, et kas teine juba tuleb. Ja kui siis täheldame, et näe, tulebki, ilmselt ei jää tugitooli tukkuma, vaid kohendame riided, heidame pilgu peeglissegi ja ruttame siis tulijale vastu. Ja nõnda peaks olema jõuluajal tulijaga ka. Sinna kuulub ettevalmistus ja vastuminek. Ja kui küsida, et okei, need on ju ilusad sõnad, aga kuidas siis praktikas, siis võiksime ütelda, et jõululapsele vastuminek käib 2 moel. Esiteks iseenda sisemuses, võttes aega ja püüdes aru saada, kes see on, kes tuleb ja mida ta meist tahab. Lõuna-Eesti piiskop Marko Tiitus mõtiskles kord nõnda, tsiteerin: mida vanemaks ma saan, seda enam rõõmustan advendi aja sõnumist. Maailm on täis eneseabi õpikuid ja õpetajaid, kuid on vaid üks Kristus. Ma ei usu, et mulle veel jäänud aastate või aastakümnete jooksul muutun oluliselt paremaks või targemaks inimeseks, kuid ennäe, ma tohin vaadata enesest kaugemale ja kõrgemale ja rõõmustada koos ristirahvaga kõigist aegadest ja paikadest, et mulle, patusele, tuleb tasane kuningas, õiglane ja aitaja. Tsitaadi lõpp. Et see on esimene pool sellest vastuminekust. Oma mõtetes ja südames taibata, kes on tulemas ja miks. Ja teine vastuminek, mis võrsub sellest taipamisest, on leida tee oma kaasinimese juurde, et neile teha seda sama, mida saabuv õnnistegija meile teeb. Nimelt kinkida iseennast, oma armastust, oma aega ja heategusid, mõistmist ja andeks andmist. Sest risti inimese juurde kuulub see sama, mis risti juurde. Alati peab seal olema vertikaalne mõõde, suhe Jumalaga ja sama vältimatult
horisontaalne mõõde, et me seda, mida Jumalalt saame, üksteisele edasi anname. Täna süttivad advendituled võiksid meile siis meenutada seda, kui väga vajab hämar maailm, seda, et võimalikult palju oleks siin säravaid helge hingega inimesi, kes ei arva, et tuleb üksteisega konkureerida ja aina võistelda, vaid kes on taibanud kas või natukenegi, kui väga armastab meid kõiksuse looja ja kes on valmis seda edasi andma. Me ei saa loota selle peale, et teised seda on, aga saame püüda elada nõnda, et vähemalt mingit rõõmu võiks meist igaühest iga päev olla neile, kellega Jumal meid eluteel kokku saadab. Nõnda kutsub algav advendiaeg meid nii endasse vaatama kui ligimese poole sirutuma ja püüdma selle poole, et võiksime olla valguse ja helguse jagajad selles hämaras ilmas. Nõnda soovin teile kõigile helget ja armastuses väga leidlikku advendiaega. Aitäh! Aitäh nende hääde soovide eest, austatud õpetaja. Ning nüüd ma palun siia advenditervitust ütlema Pärnu linnapea, härra Toomas Kosenkraanius. Roomek Kosenkraanius. Mõtlesin siin Toomase peale ja unustasin Roomeki nime. Roomek Kosenkraanius, Pärnu linnapea! Tere õhtust, armas rahvas, ja mul on ka äärmiselt hea meel siin teie ees seista. Ja teid on täna nii palju, on kätte jõudnud jälle advendiaeg, täna esimesel advendipühal on linn saanud taas kauni valguse ja läheb veel valgemaks. Ja me oleme jälle ootuse ajas, kus me mõtleme võib-olla ka selle peale, mis oli sellel aastal juhtus ja mis saab meist edasi. Ja väiksemad loomulikult ootavad, et tuleks jõuluvana ja tooks kingituse. Aga nagu ütles ka õpetaja, on kõige parem aeg ja kõige armsam aeg oma lähedaste, oma pere ja sõpradega, nii et võtkem endal sellel jõuluajal veidi sellist aega, kus saate olla oma kõige olulisemate inimestega. Kui olete vahepeal tülli läinud, siis anda neile andeks, ära leppida ja mõelda kõige selle peale, mis elu on toonud meile head ja soovida ka neile tugevust vastu pidada, kellel ei ole kõige paremini siiamaani elus läinud ja et neil hakkaks parem. Täna on üks kõige pimedam aeg, et kui te vaatate taevasse, siis taevas on täitsa must. Aga inimeses on alati mingi helge lootus, mingi valgus. Ja ma soovingi teie kodudesse rahu, palju armastust ja üksteise mõistmist, võimalust leida oma tee ja olla toeks oma lähedastele. Ja soovin teile ilusat advendiaega ja et veidigi see tume taevas tunduks meile parem ja me leiaks selle valguse, ütlen ma, saagu valgus ja süttigu meie jõulupuu. Ja Pärnu linna jõulupuu on tuledes äras ning ma palun nüüd, et natukene, kes siin meil lava kõrval on minu poolt vaadates paremat kätt, olge head, teeme natukene nüüd teed, sest austatud õpetaja ning lugupeetud linnapea ja
õpetaja Tõnu Taremaa seavad sammud kuuse alla, kus me siis kõik saame neilt sellest laternast võtta kaasa advenditule koju. Nii et olge head, teeme natukene ruumi ja advendituld saame juba 2 õpetaja ning linnapea käest seal kuuse all. Nõndaks siis, aga meie ees on endiselt Pärnu Kammerkoor, dirigent ning üksiti täna ka kontsertmeister Elo Keskküla. Palun! Oota, jõulutuli tuleb. Ma pean ka jõulutuli tulema. Jaa, jõulutuli tuleb.
enne on aga selge.
Aitäh!